tänapäeval on meil Eestis, mitte ainult Eestis, kogu Euroopas selline süsteem, et piirkondlikul tasandil juhitakse turismi siis nagu DMO poolt. DMO on siis, tuleb lühend Destination Management Organization ja see on siis nagu selline piirkondlik juhtimisorganisatsioon. Ja kõige lõpuks, kõige olulisem, mitte kõige lõpuks, vaid tegelikult kõige olulisem on ikkagi see kohalik kogukond, ettevõtja, omanik ega kohalik omavalitsus, kellel on väga suur roll ka selles, et turism kohalikul tasandil edeneks ja areneks. Nii et see KOV, ettevõtja, kogu see kohaliku tasandi seltskond ja DMO ja kõik peaks omavahel väga tihedat koostööd tegema. Siin ma nüüd vaatasin Eesti turismi arendamise strateegilistesse dokumentidesse sisse just selle pilguga, et kui palju seal käsitletakse nagu just nimelt tööstuspärandit ja turismi nagu selles tööstuspärandi turismi kontekstis, et kõik turismi mõistagi loomulikult igal pool kasutatakse, nagu see on ikkagi väga-väga oluline tööstusharu meie Eesti majanduses. Aga just, et kuidas tööstuspärand nagu läbi sealt jookseb ja tuleb tõdeda, et just nagu tööstuspärandit kui sellist, kui nähtust, kui turismiliiki, ma või praegu siis turismialaliigina võtame seda, ülemäära palju ei ole nagu teemaks võetud, et see nagu on nagu millegi muu all või muu seas, aga just nagu eraldi teda ei ole vaadatud otseselt. Aga vaadatud on selle peale nagu läbi selliste märksõnade nagu piirkondlik turismiettevõtja võimekus, see on ikkagi väga tihti on nagu paigapõhine, et siis nagu selle kohaliku loo jutustamise teema, pärandi hoidmine, turismi regionaalne mõju nagu kohalikule elanikkonnale. Et sellised tegevussuunad siis kajastavad seda turismi tööstuspärandit turismis. Siis teine dokument, mida ma vaatasin, oli turismi tegevuskava ja sealt siis tulevad põhimõtteliselt samad märksõnad läbi, aga ikkagi põhimõtteliselt, et me oleme väga hoolivad kohalike kogukondade suhtes ja arendame sihtkohti terviklikult ja koostöös. Koostöö on tõesti oluline ja just nimelt kultuur, see ütleme siis meie tööstuspärand kvalifitseerub siis nagu kultuuriturismi alla, et seda kultuuri muidugi mõista nagu käsitletakse kõvasti ja palju, aga just nagu mina vaatasin nagu tööstuspärandit kui turismisektori osa. Siis võtaks nagu asjaks rääkida sellest, kuidas siis EAS või ehk siis EIS nagu siis aitab kohalikku turismiettevõtjat. Et seal nagu põhimõtteliselt põhisuunad on nagu turundustegevused ja arendustegevused, et igal turismiettevõtjal tasub vaadata EIS-i turismiarenduse lehte või turismiprofessionaali lehekülge ja ta leiab sealt kindlasti endale nagu tööriistu, abivahendeid, mõtteid, koolitusi, seminare, sest tegelikult toetatakse turismiettevõtjad kõvasti, lihtsalt peab selle teekonna ette võtma, et nendega suhelda või siis kohaliku DMO-ga ühendust võtma. Aga siin ma olen nagu põhimõtteliselt kiirelt need tegevused välja toonud, millega saadakse aidata turismiettevõtjad omas piirkonnas. Näiteks võib-olla see puhkaeestis.ee, see kõik esimene, mis on lingina mul siin praegu, et see on siis nagu ametlik, riiklik turismiportaal kõige suurem ja siin siis on kõik turismiettevõtjad välja toodud, aga on selles, et ainult need, kes on ennast ise siia üles seadnud. Ja teine asi on see, et ma pean tunnistama, et päris keeruline on siin nagu ikkagi surfata. Olgugi, et ma olen selle süsteemiga väga palju ka töötanud ise ka, aga et sa ikka väga täpselt pead teadma, mida sa otsid, on ju. Et näiteks ma praegu otsisin tööstuspärandit või kundat, et ma leidsin siis umbes sellised vasted, kus juures see mulgimajakas ei puutunud üldse asjassegi antud hetkel, et ma ei tea, miks see siia otsingusse tuli. Ühesõnaga, mul tundub, et siin peab natukene veel kõpitsema, aga üldiselt on see tööriist, mis aitab. Ja seda saab ka inglise keeles mõistagi otsida. DMO-dest veel korra, et Eestimaal on 7 DMO-d, need on siis umbes jaotatud selliselt nagu regionaalselt ära ja siis need DMO on siis nagu ma ütlesin, see sihtkoha juhtimise organisatsioon ja aitab kohalikul tasandil või selles piirkonnas siis nagu turismiettevõtjat igal rindel nii-öelda. Ja siin ma tõin veel neid laiemalt välja, ma võtsin need mõtted ikkagi, sest nendest
strateegilistest dokumentidest välja, et need on lihtsalt teemad, millega saab turismiettevõtjale või seda pärand võib iga turismiettevõtja ette nagu sulgudesse panna, sest et turismiettevõtja ta ju on niikuinii. Et siis nagu kas aitab nagu avaliku sektoriga suhtlemisel, igasuguste koolitustega ja kogu info jagamine käib läbi selle DMO siis ikkagi. Ja eesmärk on mõistagi siis ikkagi nutikas turismilahendus. Kohalik omavalitsus, täpselt samamoodi, see on juba nii mitmeski ettekandes täna läbi jooksnud, kuidas KOV-il on ääretult suur roll just nagu kohalike ettevõtluse arendamisel ja mõistagi siis ka nagu turismi arendamisel, et KOV saab oma kohalikku pärandit kaitsta, suurepärane võimalus teha seda läbi planeeringute. Ja siin ma tõin välja näiteks, otsisin üldplaneeringutest, Eesti valdade üldplaneeringutest jälle tööstuspärandit kui sellist, kui märksõna. Leidsin umbes 4, mõned olid veel, aga ma nagu sellised värvikamad tõin välja, kus nagu reaalselt konkreetselt räägiti nagu üldplaneeringu tasandil siis nagu tööstuspärandist kui võimalusest või nähtusest või kui pärandist kohalikus piirkonnas. Võib-olla siit lähen lappan edasi ja ma siia panin veel välja arendusdokumentidest siis kõlama jäänud mõtteid, et peaasjalikult siis ikkagi räägitakse nagu mis ma ei hakka seda kõik ette lugema, aga põhimõtteliselt ikkagi pärandi hoidmine, kohaliku väärtustamine, need samad sõnad, ja väga tugevalt jookseb nagu see väljend kestlikkus, mille all peetakse dokumentides silmas muidugi peaasjalikult sellist nagu rohe askeldamist, prügi, vesi, taimetoit, kõik niisugused asjad. Aga kunagi ei ole nagu tuldud selle peale, et ka olemasolevad hooned on väga kestlikud asjad, et see nähtus iseenesest, et need hooned on tegelikult või see pärand on meil juba nagu olemas, kogu oma ajaloo ja kultuuriväärtuse ja arhitektuuri väärtustega, nii et see on ka väga kestlik lähenemine, et kui nende hoonetega tegeleda või nende maastikega tegeleda, mitte ainult hoonetega. Ja siinkohal ma nagu kutsukski üles kõiki asjaosalisi nagu väga tugevale koostööle, sest tegelikult on meil nagu olemas tugevad ekspertorganisatsioonid, kas või sama ICOMOS, kes täna sellegi sündmuse on korraldanud või Muinsuskaitseameti nõunikud, kes iganes meil on seda ekspertsust päris palju, et iga turismi asjaline võiks täitsa vabalt pöörduda ja küsida nõu või siis tekitada mingeid ühiseid nagu üldist teadmist laiendavaid mingeid koostöövorme. Et mina isiklikult olen valmis selliseks koostööks alati. Ja mis ma veel vaatasin lihtsalt põgusalt, et mida meil siis natukene siin Eestis ka tehtud on, oli aastaid tagasi üks tööstuspärandi Europrojektidega on lihtsalt see probleem, et nad algavad ja lõppevad, tehakse päris suur töö ära projekti raames, aga siis ta võib oht on hääbuda või jääda nagu seisma ja selle konkreetse, ma tean, et siin saalis on ka inimesi, kes on selle projektiga olnud nagu hõivatud või kaasatud, või selles projektis osalejad. Et ehk siis oleks väga tore nagu kuulda või teada, et kuidas projekt tänaseks päevaks, mis need järelmid on või kas see nagu toimib endiselt edasi, et iseenesest idee oli suurepärane ja selle tulemusel valmis selline nagu tööstuspärandi nagu marsruut või teekond, et siis see on pilt nagu sellest reklaammaterjalist, aga põhimõtteliselt siis nagu see hõlmas peaasjalikult nagu Lõuna- ja Lääne-Eestit ja siis Põhja- ja Lääne-Lätit, et selline suhteliselt ülevaatlik, aga lihtsalt aga meil on ju seda tööstuspärandit oigu palju, veel nagu, et siin pole nagu veel ühesõnaga osalisi oli ainult 30 tükki selles projektis. Siis on olemas selline institutsioon või ma isegi ei tea, kuidas seda nimetada, Euroopa siis tööstuspärandi teekond või nagu siin osalemiseks on vaja maksta igasuguseid aastamakse ja see on nagu tasuline osalemine küll, aga teisest küljest läbi selle süsteemi saaks nagu iga turismiettevõtja ennast taaskord Euroopa tasandil nagu turismi teekondade kaartidele või siis paikadena nagu ennast siis nagu esile tuua. Minu meelest on meil regioonina või paigana nagu väga suur potentsiaal just Ida-Virumaal,
ja Narva, eriti Narval, sest see on nagu hästi nagu terviklik, et ei ole nagu üksikobjektid, et meie väikesed üksikobjektid, näiteks mõne mõisa viinavabrik ei pääse nagu nii tugevalt võib-olla üksinda nagu pildile, kui just seal ei ole väga uhke uus funktsioon ja seda on nagu võimsalt turundatud ja läbi selle nagu siis nagu pildile rebitud, aga nagu lihtsalt jah, sellist nagu piirkondlikku tööstuspärandi turismi arendust võiks nagu mõelda, kaaluda nagu läbi ka ennast nagu selles kontekstis nagu turundada. Jah, ja nagu üleüldiselt võib öelda, et tööstuspärand nagu ka militaarpärand ja see on Euroopas kasvav trend ja see on selline tõeline niši teema, et kõikidele sellistele hotell, restoran ja sellised tavapärasele turismiteenusele ja tootele lisaks nagu inimesed otsivad midagi teistsugust ja erilist ja põneva looga ja absoluutselt midagi muud. Et Eesti kontekstis on meil väga palju ägedaid kohti juba olemas, nii et näiteks siin piltidel on mul siin praegu moe piiritusevabrik ja Alumina on Mooste viinavabrik, et need mõlemad on väga hästi ennast nagu käima tõmmanud turul, pildil, elu käib, et tegelikult fantastilised ja neid selle laadseid on meil siin Eestis küll ja küll teisigi, kes võib-olla ootavad alles oma järge. Ma lõpetuseks ja lõpupoole panin lihtsalt mu enda jaoks fantastilised leiud, mida kus ma olen ka ise käinud, see on Poolas, Velitska soolakaevandus maal nagu fantastiline turismimagnet, et kes on käinud, need teavad, aga et see umbes sellisel tasel, see on nagu soolakaevandus, eks ole. Et ma ei tea, meil on ka kaevandusmuuseumid ja värgid kõik olemas. Teine imeline paik, kuhu ma veel ei ole jõudnud, aga ma plaanin sinna minna, Anneliis, kus sa oled sinuga koos, ma tahaksin sinna minna. Et see on siis Iron Bridge Inglismaal, see on siis 1779 aastal ehitatud sild ja see on siis selle silla ümbrusi, siis selle jõe säng on, sellest piirkonnast on loodud siis eraldi turismipiirkond, siin on nagu hästi mitu erinevat muuseumit, see on täitsa nagu sihtkoht eraldi, kuhu tasub minna täitsa terveks pikaks ajaks, nädalavahetuseks, et see on nagu siis selline minu meelest väga hea turismi arendamise näide välismaalt. Ja võib-olla lõpetuseks on mu lemmikpilt, mida ma igale poole topin, kui ma kuskil midagi räägin. See on tegelikult Valgu mõisa viinavabrik Raplamaal ja meie Eesti tööstuspärand, eriti, mis on mulle hästi hingelähedane teema, nagu just viinavabrikud mõisates, et nad on suures osas just nimelt täpselt sellises konditsioonis, kui mitte hullemas. Aga samas imeline arhitektuur ja võib-olla ootavad oma paremaid päevi. Loodame, et need päevad jõuavad enne kui hilja. Et ma sellega siinkohal lõpetan oma kiire turismi ülevaate. Et kui on küsimusi, siis ma hea meelega vastan.